Uurijad puutuvad oma karjääri jooksul kokku igasuguste juhtumitega ning neid on koolitatud iga olukorraga kohanema. Aga mõned juhtumid võtavad ootamatu pöörde, mida keegi ei osanud ette näha ning seetõttu jäävad need tänaseni lahendamata, sest paljusid vastuseid, mis nende lõpetamiseks vajalikud oleksid, pole kunagi leitud. Number 10. 2013 aasta juulis elas 19-aastane Alison Benitez Perpignani linnas koos oma ema ja isaga Marie Jose Benitezi ja Francisco Beniteziga. Ta oli alustanud oma karjääri iluduskuningannana ja pidi osalema Miss Russilioni iludusvõistlusel, mis oli sellel aastal kavandatud 11. augustiks. Sel ajal oli tema vanemate abielu lagunemas ja nad olid lahku minemas. Francisco oli varem mitmel korral Mariet petnud ja naisel oli küllalt tema eest varjatud saladustest. Franciscos sõnul hakkasid Alison ja Marie 14 juulil ootamatult oma asju pakkima, pärast mida nad lahkusid pere kodust, öeldes, et plaanivad sõita Toulouse'i. Kuid uurijad kahtlevad selles väga, sest kumbagi naist pole sellest päevast saadik nähtud. Nende pangakontod on jäänud puutumata ja mõlema mobiiltelefonid on välja lülitatud. Ta ütles küll, et tal ja Mariil oli sel päeval tüli ning ta usub, et see aitas kaasa nende äkilisele lahkumisele. Kuid märgiti, et Francisco ei olnud see, kes nende kadumisest teatas. Kui Pui pere sõber hakkas muretsema ema ja tütre vaikuse pärast, võttis ta ühendust politseiga ja esitas kadumisavalduse. Ja Francisco teatas siis ootamatult ka ise mõni päev hiljem nende kadumisest. Uurimise käigus tuli ilmsiks, et üks Francisco endistest armukestest, Simone Olivera Alves, oli samuti kadunud kahtlastel asjaoludel 2004 aasta novembris. Ja kuigi seda asja uuriti, ei esitatud talle selles juhtumis kunagi süüdistust. Kui uurijad said teada, et Francisco oli aastaid elanud topeltelu, sai temast nende peamine kahtlusalune. Nad said teada, et oli teda ühel korral nii rängalt rünnanud, et naine vajas haiglaravi ning tema tõeline, vägivaldne loomus tuli ilmsiks. Nad said ka teada, et Alison oli see, kes avastas tema suhte naisega nimega Dolores, kui ta leidis tema telefonist sõnumeid. Ta lõpetas selle suhte, kuid alustas peagi uut suhet Prantsuse saatkonna töötajaga. Francisco kinnitas oma süütust ja läks isegi nii kaugele, et salvestas endast video, kus ta eitas igasugust seotust. Ja ta kaotas oma elu varsti pärast seda, mis tähendab, et ta võttis kogu teadmise kahe naise saatusest endaga kaasa. Kui Pui pere kodu läbi otsiti, leiti külmkapist ja kuivati seest Alisonele kuuluvat bioloogilist materjali. Külmkappi ja kuivatit oli Francisco puhastanud valdenditablettidega. Kohus otsustas, et Francisco oli tõepoolest lõpetanud oma naise ja tütre elu, kellest kumbagi pole kunagi leitud. 9. Alati on traagiline, kui selgub, et vale inimene on kuriteos süüdi mõistetud. Eriti, kui ta on juba aastaid vangis olnud millegi eest, millega tal polnud mingit seost. Just nii juhtus 33-aastase Jessie McPhersoniga, kes töötas 1862 aasta juulis teenrina Flemingi perekonnas Glasgow's Šotimaal. Maja asus aadressil Sanford Place 17 ning sellest sai kuriteopaik, mis viis ühes suurima kohtuveani, mida selles linnas kunagi on registreeritud. Selle aasta 4. juuli leiti Jessie oma lukustatud magamistoas surnuna ning tuvastati, et teda oli rünnatud rauast lihuniku kirvega. Mõned Jessie riided ja osa majast pärit hõbeesemeid olid varastatud ning sündmuskohta kirjeldati kaootilisena. Kummalisel kombel olid köögi ja magamistoa põrandad pestud, samuti Jessie nägu, kael ja rind. Märgiti, et maja kuulus John Flemingule ning tema isa James, kes töötas Johni juures raamatupidamisametnikuna, elas tol ajal perega koos. Jamesest sai peamine kahtlusalune, kuna ta oli ainus pereliige, kes rünnaku ajal kodus viibis. Ta väitis, et ei kuulnud rünnaku ajal midagi ega teadnud, et Jessie on surnud enne, kui talle sellest teatati. Arvati, et James oli talle lähenemiskatseid teinud, kuna ta oli seda varem ka teiste teenijatega teinud, kuid politsei uskus, et ta lükkas Jamesi tagasi, mis ajas Jamesi raevu. Pandi maja omanik võttis ühendust politseiga, et teatada, et kadunud hõbeesemed müüs talle naine nimega Mary McDonald, mis oli varjunimi, mida kasutas endine teenija, kes töötas selles majas, Jessie McLaughlin, kes oli ohvri parim sõber. Ta arreteeriti kiiresti, kui tema maja läbi otsiti ja politsei leidis mitu rõivaeset, millel oli bioloogilist materjali. James Fleming nõustus tema vastu tunnistama ja kahjuks valetas ta selle kohta, et viibis tol päeval majas. See fakt tõestati hiljem tema kohtuprotsessil.
McLaughlini jalajäljed vastasid kuriteopaigalt leitud jälgedele ja kohtunik tegi seejärel midagi seletamatut. Ta nuumis McLaughlinit vähemalt 4 tundi, mida paljud inimesed usuvad, mõjutas vandekohtu otsust. Neil kulus vaid 15 minutit, et jõuda süüdimõistva otsuseni ja ta mõisteti surma, hoolimata tema väidetest, et tegelik süüdlane oli James. Kohus uskus, et õiglus on jalule seatud, kuid avalikkus arvas teisiti. Nad uskusid kindlalt, et tegelik ründaja oli James ja tänu nende vastuväidetele vähendati McLaughlini karistust eluaegseks vangistuseks. Ta veetis 15 aastat trellide taga, enne vabastamist pärast mida kolis ta Ameerikasse. 1892 aasta mais tegi naine nimega Isabel McLennan surivoodil ülestunnistuse, milles ta väitis, et tema tappis Jessie ja et McLaughlinit oli ebaõiglaselt vangistatud. Aga mis iganes see ka polnud, on peaaegu kindel, et McLaughlin oli tõesti süütu ja Jessie ründajat ei tuvastatud kunagi. 8. Peaaegu 7 sajandit arvati, et Con Grande della Scala, Itaalia sõjapealik, kaotas elu, kui ta kogemata jõi saastunud allikavett, kuid nüüd on selgunud, et tegelikult oli ta kuriteo ohver. Aastal 1329 oli ta Verona ainus valitseja ning oli kavandanud mitu sõjalist kampaaniat, mis viisid Padova, Vicenza ja Treviso vallutamiseni. Selle aasta juulis reisis ta Trevisosse, et tähistada oma võitu linna üle, kui ta äkitselt raskelt haigestus. Vaid 44 päeva pärast linna saabumist suri ta 38-aastaselt ning usuti, et saatuslikuks sai see, et ta tegi vea ja jõi sinna teel ühest allikast. Kuid mitte kõik polnud selles nii kindlad. Paljud inimesed arvasid, et tema haigus muutus surmavaks liiga kiiresti ning et toimus midagi muud, millest keegi ei teadnud. Spekuleeriti, et keegi soovis talt elu võtta ja oli kuidagi põhjustanud selle, et ta jäi nii raskelt haigeks, et kaotas elu. 400 ajaloolane Galeazzo Gattari kirjutas, et tema arvates mürgitati Tee della Scala, kuid selle teooria tõestamiseks puudus igasugune võimalus. 15. sajandil väitis teadlane Torello Serena, et hilise valitseja mürgitamiseks kasutati mürgitatud puuvilja, kuid teistel olid erinevad teooriad. Giovanni Villani väitis, et pärast võitu Treviso üle sõi Tee della Scala pidustuste ajal nii palju, et jäi raskelt haigeks, kuigi see teooria on ümber lükatud, nagu ka arvamus, et tema haigus oli põhjustatud saastunud veest. Tema matmispaik kaevati välja 1923 aastal ning arheoloogid avastasid, et Tee della Scala säilmed olid tänu haua kuivadele tingimustele erakordselt hästi säilinud. Palju aastaid hiljem otsustati, et säilmeid tuleks uurida, et teha lõpp mõistatusele, mis tema surma põhjustas. Kohtupatoloog Gino Fornaziari paluti kasutada kaasaegset tehnoloogiat, et kindlaks teha valitseja tegelik surmapõhjus. Võeti koeproovid ja lõpuks leiti mõned vihjed, mis aitasid selgitada, mis temaga juhtus. Proovid sisaldasid digitaalise taimejälgi, mida tuntakse sagedamini sõrmkübarlillena. Neid jälgi leiti proovides tema keha mitmest osast ja asjaolu, et need olid säilinud ka jäänustes, viitab sellele, et oli sisse võtnud tohutu koguse seda taime, mis oleks kindlasti tema elu lõpetanud. Levinud teooria kohaselt mürgitasid teda Veneetsia vabariigi või Milano hertsogiriigi liikmed. Kuid kuna sajandeid on möödunud, ei saa me tõenäoliselt kunagi teada, kes lõpetas Tee della Scala elu või mis olid nende motiivid. Number 7. 1977 aastal oli 19-aastane Jenny Chung San Francisco osariigi ülikooli tudeng ning kõigi andmete kohaselt oli ta äärmiselt intelligentne naine, kes töötas kõvasti, et saavutada head hinded. Selle aasta 11. septembril veetis Jenny aega oma ühiselamu toas, kuid umbes kell 18 lahkus ta sealt ja kõndis ülikooli raamatukokku. Ta oli broneerinud õppetoa raamatukogu keldrikorrusel ning tal oli 5 tundi õppimiseks, kuna raamatukogu oli avatud kuni kella 11 õhtul. Järgmisel hommikul sai tema toakaaslane aru, et Jenny polnud ühiselamusse tagasi tulnud ning andis temast kadununa teada. Raamatukogus korraldati otsingud ja Jenny leiti üsna kiiresti, kuid kõige halvemates tingimustes. Ta leiti surnuna ja riieted raamatukogu 4. korruse õppejõudude lugemistoast. Tema riided ja paberid olid hoolikalt tema keha lähedale asetatud ning tuvastati, et teda oli rünnatud terariistaga. Tuba oli segamini, mitu purustatud mööblieset vedelesid laiali põrandal. See viitas uurijatele, et Jenny oli talle saatuslikuks saanud rünnaku ajal vapralt vastu hakanud.
see konkreetne lugemistuba lugustati sel päeval kell 17:00, nii et Jenil oleks tulnud kelleltki paluda, et ta laseks ta sisse koodkaardi või võtmega. Uurijatele öeldi, et sellel ruumil oli 200 inimestel võtmed ja veel 1200 vajalikud kaardid. Tema juhtumi peamine kahtlusalune oli Floyd McCoy, turvamees, kes töötas tol ajal ülikoolis. Jenny vastu toime pandud rünnaku ööl lahkus ta ootamatult oma vahetusest ilma kedagi teavitamata, mis tekitas palju kahtlusi. Kui temalt küsiti, väitis ta, et hakkas end halvasti tundma ja läks lihtsalt koju. Ta vallandati sellest ametikohast nädal hiljem ja arreteeriti 6 aega hiljem, kui teda süüdistati teise naise ründamises sama relvaga. Teda süüdistati kallaletungis, ebaseaduslikus vabaduse võtmises ja rünnakus surmava relvaga. Kohtumenetluse käigus selgus, et ta meelitas naise samale korrusele, kust leiti Jenny ja kasutas oma turvakaarti, et rünnak toime panna. See ainult tugevdas politsei seisukohta, et tema võttis Jenilt elu, kuid selle teooria tõestamiseks piisavaid tõendeid ei leitud kunagi. Kui rohkem vihjeid ei leitud, jäi juhtum lahendamata ning välja on pakutud mitmeid teooriaid. Kuid praegu pole teada, kes tol ööl Jenilt elu võttis. Ja ainult aeg näitab, kas tema surma eest vastutav isik kunagi tuvastatakse ja vastutusele võetakse. Number 2. 25-aastaselt oli Jennifer Bird, kes oli pärit Walesist Ühendkuningriigist, kolinud Austraaliasse Tasmaniasse, et jätkata oma õpetaja karjääri. Aasta oli 1970, kui tema ja tema kihlatu Reg Williams otsustasid minna puhkusele Uus-Meremaale. Just seal sai alguse tema juhtum. Jennifer ja Reg leppisid kokku kohtumise Milford Soundis 5 jaanuaril, kuid ta ei jõudnudki kohale ning Reg hakkas tema pärast muretsema. Ta teadis, et Jennifer oli hääletanud Uus-Meremaa läänerannikul teel nende kohtumisele ning ta kartis, et temaga on midagi juhtunud. Ta esitas kadunud isiku kohta avalduse ja algatati uurimine. Tunnistajad andsid teada ja teatasid, et olid näinud Jenniferit 1969 aasta uusaasta ööl koos mehega, kes sõitis vanema mudeli rohelise Vauxhalliga. Neid märgati Foxi liustiku piirkonnas ja korraldati otsingud. Otsijatel oli raske maastikku läbi kammida, kuna piirkond oli väga eraldatud ning seal oli tihe võsa ja sood, milles oli keeruline liikuda. Teine tunnistaja ütles politseile, et ta nägi meest, kes vastas Jenniferiga kaasas olnud mehe kirjeldusele samal päeval ning kirjeldas sama sõidukit, öeldes, et see oli tegelikult roheline ja sinine kahevärviline ning et ta märkas teda puhkealal Haasti jõe silla lähedal. 3. jaanuaril peatus selles samas piirkonnas reisiv perekond silla lähedal, et lubada oma väikesel tütrel tualetis käia. Kui ta tagasi autosse tuli, ütles ta vanematele, et oli näinud alasti meest silla all magamas, kuid vanemad arvasid, et see on lihtsalt tema elava kujutlusvõime vili ega pööranud sellele rohkem tähelepanu. Üks teine perekond teatas, et nad peatusid silla lähedal puhkealal, kui sattusid mehele, kellel oli autoga probleeme. Ta sõitis sama värvi Vauxhalliga, kuid nad ei näinud tol hetkel Jenniferit. Pärast neid tähelepanekuid viis politsei läbi silla otsingu ja peaaegu kohe leidsid nad Jenniferi surnukeha. Nad arvasid, et Jennifer oli läinud silla alla, et end kergendada, kui teda ründas kallaletungija, kes temalt elu võttis. Tema seljavõtt ja kaamera olid kadunud ning tuvastati, et ta oli elu kaotanud kägistamise tagajärjel. Vauxhallis olnud mees nimetati tema juhtumi ainsaks kahtlusaluseks ning kohalik mehaanik teatas, et seesama mees oli toonud oma auto tema töökotta väiksemateks parandusteks. Autos märkas ta mõningaid matkavarustusi ning ta ütles, et mees tundus täiesti normaalne ega olnud sugugi ärev, kuid mainis, et tal oli kiire uuesti teele asuda. Mees leiti lõpuks üles ja teda küsitleti 6 tundi Jenniferi juhtumi kohta. Hiljem tuvastati, et tegemist oli veokijuhiga nimega Gordon Bray. Ta ütles uurijatele, et tal ei ole Jenniferi juhtumiga mingit pistmist ja tema sõiduki läbiotsimisel ei leitud ühtegi tõendit tema seotuse kohta. Kuna teda ei saanud kuriteoga siduda, ei jäänud politseil muud üle, kui ta vabastada. Ja Bray kinnitas oma süütust kuni oma surmani 2003. aastal. Aga 2019. aastal tuli ootamatu pööre. Avaldatud artiklis väideti, et ühe Ian Malloy nimelise mehe sõber oli tunnistanud, et võttis Jenniferilt elu, kuid ta oli juba surnud ning pole teada, kas ta tegelikult oli seotud, jättes Jenniferi juhtumi lahendamata mõistatuseks. Number 5. 20-aastase Ameerika Ühendriikide õhuväe esimese klassi lenduri Ashley Turneri perekonnale öeldi, et ta kaotas elu rünnakus oma ühiselamus.
see tuli neile üllatusena, sest Ashley oli tuntud kui väga tugev inimene ja nad teadsid, et ta suudab end enamikes olukordades kaitsta. Ashley teenis 2005 aasta augustis Ameerika Ühendriikide mereväe lennubaasis Keflavikis, Islandil. Ja selle kuu 15. kuupäeval leiti ta oma ühiselamu hoone puhkeruumist teadvusetuna. Oli selge, et teda oli rünnatud terava teraga ning ta viidi kiiresti mereväe haiglasse. Seal tegid arstid kõik endast oleneva, et teda elustada, kuid nende pingutused olid asjatud ja ta suri kell 22:56. Tema vanemad, kes elasid Fredericks, Marylandis, said kahjuks teada oma tütre rünnakust ühe Islandi ajalehe veebis avaldatud artikli kaudu. Nad võtsid ühendust sõjaväega, kuid neile anti väga vähe üksikasju. Nad ei teadnud, kas kahtlusalune oli tuvastatud, kas rünnakus kasutati relva või kas Ashley suutis oma ründajale vastu hakata. Kui nad üritasid juhtunu kohta rohkem teavet saada, lükati nad kõrvale ja neile anti mõista, et nad tüütavad uurijaid, kes olid Ashley juhtumi eest vastutavaks määratud. Kuid nad leppisid sellega, et paljusid juhtumi üksikasju ei saanud avalikustada, kuna uurimine oli käimas. Lõpuks said nad teada, et Ashley oli süüdistanud üht kaasteenistujat temalt varastamises ning ta pidi tema vastu kohtus tunnistusi andma. Mis tekitas neis palju viha, oli see, et Ashley oli sunnitud elama samas ühiselamus süüdistatavaga, mis andis talle piisavad võimalusi tema elu lõpetada, et ta ei saaks tema vastu tunnistada. Kõnealune mees arreteeriti ja teda hoiti kahtlustatuna tapmises ning Ashley perekond sai lõpuks teada, et tema nimi oli Calvin Hill ja ta oli pärit Warrenist, Ohio osariigist. Ta oli varastanud Ashley pangakaardi ja võtnud endale $2700 enne, kui ta kinni peeti. Veeldi süüdistavamaid tõendeid leiti Hilli vastu siis, kui uurijad märkasid tema jalanõudel mingit ainet ning analüüsi käigus selgus, et see oli bioloogiline materjal, mis kuulus Ashley'le. Hillile esitati süüdistus tapmises, kuid kohtuprotsess ajas Ashley vanemad veelgi vihasemaks, sest nende arvates ei võtnud vandekohus, mis koosnes 14 sõjaväelasest, piisavalt aega kõigi tõendite kaalumiseks, enne kui ta õigeks mõisteti. Tema isa ütles meediale, et vandekohus tahtis ilmselt tipptunni liiklust vältida ja kiirustas lihtsalt õigeks mõistva otsuseni. Kuid ta tunnistas end süüdi teistes süüdistustes, mis hõlmasid vargust, ebaseaduslikku omastamist, valeütluste andmist ja loata puudumist. Ta mõisteti süüdi ja talle määrati vaid 19 päeva sunnitööd, lisaks trahv ja ametlik noomitus. Number 4. Rohkem kui 100 on möödunud sellest, kui James Barkley, keda sõbrad kutsusid Jimmyks, kaotas oma elu Wanangata Stationis. See oli karjafarm, mis asus Austraalia Victoria alpide kaugemas orus ning tema ründajat pole kunagi kohtu ette toodud. Jameso oli seadusega kokkupuuteid juba kooliajast alates. Ühel korral sattus ta kaklusse ja teisel korral sekkus politsei, kui teda süüdistati väikeses süütamises. Ta lahkus oma perekodust 1866 aastal, kui otsustas minna kullaväljadele tööle. Ta reisis järgmise 10 jooksul Mansfieldi piirkonnas ringi, kuid 1897 aastaks oli ta kullaväljadest loobunud ja hakkas tegema juhutöid, nagu postide lõhkumine ja lammaste pügamine. 1907 aastaks oli ta rentinud maatüki ja alustanud veistega kauplemist, et elatist teenida. Teda tunti kui kogenud looduse inimest, kes oskas loodusest elatuda. 1910. aastal muutus tema elu, kui ta abiellus Lizzie Kenchaniga, kes oli elanud tema naabrite juures. Neil sündis poeg, kuid vaid 4 aastat pärast abiellumist haigestus Lizzie tuberkuloosi ja suri. 1912 aastal reisis ta Wanangata orgu veistega kauplema, kuid tänu oma paljudele oskustele määrati ta 3 aastat hiljem karjafarmi juhatajaks. See oli üksinda elu, kuid ta oli leidnud sõbra nimega Harry Smith, kes elas Eagle Wales. Lõpuks määras ta 1917 aastal 61-aastase John Bamfordi Blacksnake'ist üldtööliseks, hoolimata sellest, et mehel oli äkiline loomus ja teda oli süüdistatud oma naise elu lõpetamises. Neid 2 meest nähti teineteises seltsis Talbotville'is sama aasta detsembris, kui nad läksid vägede täiendamise referendumil hääletama. Nad lahkusid 21. kuupäeval suundudes tagasi karjafarmi ja järgmisel päeval saabus Harry Smith sinna kell 18:00 posti tooma. Talle tundus kummaline, kui ta märkas kriidiga kirjutatud sõnu "Täna öösel kodus", hooneköödi uksel ja ta oli üllatunud, kui ta ei leidnud 2 päeva jooksul seal viibides kumbagi meest. Ta lahkus Eagle Vale'i poole 24. kuupäeval ja naasis 14. veebruaril, avastades, et sama avamata kirjade virn oli endiselt köögilaual.
ta võttis ühendust jaama omanikega, kes saabusid 10 päeva hiljem ning pärast otsingut leidsid nad Jimmy surnuna madalast hauast lähedal asuva oja äärest. Poliitsi kutsuti kohale ning avastati, et Bamfordi hobune ja sadul olid kadunud, kuid hobune leiti peagi pärast seda Haute High Plainsil metsikult ringi jooksmas. Edasine uurimine näitas, et Jimmy oli rünnatud suure tulirelvaga ning oletati, et 2 meest olid tülli läinud, mis ajas Bamfordi endast välja. Arbati, et seejärel võttis ta oma tulirelva ja võttis Jimmylt elu, enne kui mattis tema säilmed oja lähedale. Bamford leiti hiljem surnuna ning kunagi ei selgunud, kas ta tõepoolest lõpetas Jimmy elu ja tema juhtum on jäänud lahendamata juba üle 100. Kolmas. 2 venna, 42-aastase Roland Deloche ja 27-aastase Joseph Smithi perekond on oma juhtumi lahendamise nimel meeleheitel vastuseid otsimas, kuid seda pole kunagi lahendatud. Ka uurijad on selle juhtumi tõttu pettunud, sest nende ründajad pole kunagi tuvastatud ja ta on endiselt vabaduses. 2016 aasta oktoobris elasid vennad oma peremajas Hayes Drive'il Sanfordis, Floridas. Roland töötas kohalikus tehases, samal ajal kui Joseph unistas räppariks saamisest. Nad otsustasid jääda perekodusse, et hoolitseda oma eaka ema eest pärast seda, kui nende isa oli surnud vähki. Just selles majas kaotasid mõlemad vennad oma elu rünnakus, mida kirjendati argpükslikuna. 31. oktoobril 2016 oli Roland just lõpetanud oma vahetuse tehases ja lootis veeta rahuliku õhtu kodus koos perega. Ta oli oma magamistoas, kui kuulis äkitselt valjusid pauke mujalt majast ning jooksis kohe välja, et oma ema üle vaadata, kartes, et temaga on midagi juhtunud. Kuid enne, kui ta jõudis toast väljuda, seisis talle vastu maski kandev mees ja lõpetas tema elu tulirelvaga. Nabrid ütlesid politseile, et kuulsid sel õhtul 4 või 5 valju pauku, kuid neil polnud aimugi, et käimas oli rünnak. Politsei kutsuti kohale ja nad saabusid majja umbes kell 9 õhtul. Majast leidsid nad, et nii Joosep kui ka Roland olid rünnaku ohvrid ning Joosep polnud enam elus. Roland viidi kiiresti haiglasse, kuid tema elu ei õnnestunud päästa. Nende ema Barbara oli samuti läbi elanud väga traumeeriva kogemuse. Ründaja sundis ta elutoas põlvili, kuid otsustas teadmata põhjustel tema elu säästa. Märgiti, et mees kandis Halloweeni ööl maski, kuid uurijad ei uskunud, et kuritegu oli seotud selle kuupäevaga. Uurijad teatasid, et usuvad, et Joosep oli rünnaku tegelik sihtmärk ning Rolandit rünnati ainult seetõttu, et ta tuli oma toast välja pärast relva laskmise heli kuulmist. Esimesed kahtlusalused nimetati kiiresti. Politsei teatas, et nad otsivad süüdi mõistetud kurjategijat nimega Dante James ja tema tüdruksõpra Shabeta Seals. Paar arreteeriti relva omamise süüdistusega päev pärast rünnakut, kuid nad vabastati kautsjoni vastu. Kohe koju jõudes lõikas James oma jalavõru maha ja põgenes Georgiasse, kus ta hiljem arreteeriti. Tamaja Seals keeldusid politseiga koostööd tegemast, kuid lõpuks tehti kindlaks, et tõenäoliselt ei olnud nad rünnakut toime pannud. Politsei arvas siiski, et nad teadsid kuriteo kohta midagi, kuid paar keeldus igasugust teavet avaldamast. Ja siis tuli päevavalgele, et Jamesil oli teine tüdruksõber ning ta leiti üles ülekuulamiseks. Ka tema keeldus koostööst ning arvatakse, et ta teab, kes rünnaku toime pani ja mis oli süüdlase motiiv, kuid ta pole kunagi seda teavet politseile avaldanud. Vendari perekond usub, et rünnak oli eelnevalt planeeritud kellegi poolt, kes teadis nende ajakavasid, kuid hoolimata $5000 suuruse preemia pakkumisest lisateabe eest on juhtum endiselt lahendamata. Teisel kohal. 2008 aastal said uurijad 30-aastase Silvia Salinase juhtumis veel ühe tagasilöögi, kui enamik nende uurimise käigus kogutud tõenditest kas kadus või hävis orkaan Ike tõttu. Sylvia elas 1989 aastal Galvestonis, Texases. Tema ja tema pere olid tuntud selle poolest, et käisid igal pühapäeval kirikus, kuna olid pühendunud katoliiklased ning tavaliselt palvetasid nad igal õhtul enne magamaminekut roosipärga. 1970. Aasta lõpuks oli Silvia ostnud toidupoe, millele ta pani nimeks Salinas Food Store. Pood läks hästi, kuna see asus naabruskonnas, kus ta üles kasvas ja ta sai palju toetust. Teda kirjendati kui armastatud ja sõbralikku inimest, kes võttis oma poes kõiki vastu. Ainult rahalistes raskustes inimesed sai poest krediiti, et nad saaksid oma peredele toitu viia ja piirkonnas hakati teda kutsuma hüüdnimega Tädi Sill.
on teada, et tal oli harjumus hoida leti all laetud tulirelva, kuna ta töötas sageli öösiti üksi poes. tema sõbrad lisasid, et tal oli kaasa sündinud võime ohtu tajuda, eriti kui ta poes viibis. 1989 aasta oktoobri 31. päeva hommik algas nagu iga teinegi. ta avas oma poe ja mingil hetkel saabusid tema vanemad, et aidata tal mõne tööga. Nad lahkusid lõunapaiku ja kõndisid 2 kvartalit tagasi oma koju, teadmata, et nad ei näe enam kunagi Silviat elusana. Kell 13:22 reageeris turvafirma teatele, et poes toimub rööv ning 2 minutit hiljem sai politsei sama teate. Politsei jõudis esimesena kohale vaid 4 minutit hiljem, kuid selleks ajaks oli juba liiga hilja. Poodi sisenedes leidsid nad Silvia surnuna leti taga. Teda oli rünnatud suure terariistaga, mis leiti tema kõrvalt letilt. Tal polnud olnud võimalust oma tulirelva haarata, mis viitas politsei arvates sellele, et ründaja tabas teda ootamatult. Kassasse oli sisse murtud ja kogu raha varastati. Röövel otsustas varastada ka alles jäänud mündid ja toidutalongid. Kui röövel sundis kassasahtli lahti, teavitas vaikne alarm turvafirmat ja selgus, et Silvia elu lõppes kell 13:20. Keegi ei olnud rünnakut pealt näinud, kuid oletati, et ründaja tundis Silviat, kuna tal puudusid kaitsevigastused. Uurijad teatasid, et otsivad meest, keda nähti vahetult enne rünnakut taksofonis helistamas. Nad uskusid, et ta võis näha süüdlast poodi sisenemas, kuid teda ei tuvastatud kunagi. Tunnistajad väitsid, et olid näinud veel üht meest, kellel olid liivakarva blondid juuksed, kohe pärast rünnakut mööda kõnniteed jooksmas, kuid ka tema isik on siiani teadmata. Kuna enamik Silvia juhtumi tõenditest hävitati, ei nimetatud kunagi ühtegi kahtlusalust ja tema ründaja isik on endiselt teadmata. Number 1985 aastal hakkas 29-aastane mees nimega Pierre-Emile Lalachalier kohtamas käima Madeleine Smithiga, kes oli temast 10 aastat noorem Glasgow's Šotimaal. Nad olid vahetanud üle 250 armastuskirja, enne kui lõpuks otsustasid abielluda ja kõigi sõnul olid nad väga armunud. Pierre õppis taimekasvatajaks, mis tähendab, et ta tegeles taimede paljundamise ja põllukultuuride hooldusega ning tal paistis ees ootavat hea tulevik. Aga tema plaanid läksid viltu, kui ta sai teada, et Madeline'i vanemad olid nende abielule vastu ja olid leidnud talle hoopis kõrgema klassi mehe. Ta otsustas sekkuda, kasutades armastuskirju Madeline'i vastu. Ta kasutas kirju, et teda šantažeerida, ähvardades nende suhte avalikustada tema kihlatule, kelleks oli William Harper Manek. Ta läks nii kaugele, et jälitas teda igal võimalusel, kui ta veetis aega koos Manahiga ja isegi siis, kui ta oli oma perega. Ja üsna pea ei suutnud Madeline talle enam vastu panna ning nad alustasid taas oma suhet. Kui teda ei saanud tema pere majja salaja sisse viia, käskis ta tal oodata nende keldri ukse taga, kus ta ulatas talle tassi kuuma šokolaadiga. Ja see kestis kuni 1857 aastani, mil Pierre'i tervis äkitselt halvenema hakkas. Tal hakkasid tekkima teravad valud küljes ja ta kannatas tugeva iivelduse käes. Sümptomid taandusid mõneks ajaks, kuid tulid mõne nädala pärast tagasi, kuid ta ei suutnud kunagi välja selgitada, mis tema haigust põhjustas. Selle aasta märtsis jäi ta viimast korda haigeks, enne kui ta leiti oma magamistoas surnuna. Tema sõbrad nõudsid lahkamist, kuna nad olid muutunud tema ootamatu tervise halvenemise suhtes kahtlustavaks ja tema säilmed kaevati välja. Leiti, et ta oli sisse võtnud umbes 82 kraani arseeni ja kui Madeleine'i kirjad Pierre'ile avastati, nimetati ta kohe peamiseks kahtlusaluseks. Kui politsei sõitis tema pere koju teda arreteerima, said nad teada, et ta oli juba Glasgow'st lahkunud ja suundunud aurikuga Royli poole. Ta jälitasid tema vend ja mana ning pärast arreteerimist toodi ta Edinburghi kohtu alla. Teda kujutati kui sadistlikku naist, kes oli süstemaatiliselt mürgitanud Pierre'i, et temast vabaneda ja nende suhtes skandaal salajas hoida. Tõestati, et ta oli tõepoolest ostnud arseeni, kuid ta väitis, et kasutas seda lahjendatud kujul oma näo, käsivarte ja kaela pesemiseks, mis oli tol ajal tavaline. Süüdistus ei suutnud tõestada, et Pierre ja Madeleine oleksid enne tema haigestumist kohtunud ning ta mõisteti õigeks. Üldiselt arvatakse, et Pierre suri tõepoolest mürgituse tagajärjel ja Madeleine oli ainus inimene, kellel oli motiiv tema elu lõpetada. Kuid pärast õigeks mõistmist kolis ta New Yorki, kus elas kuni 93 eluaastani, jättes Pierre'i juhtumi mõistatuseks, mida tõenäoliselt kunagi ei lahendata. Suur tänu, et vaatasite! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu.
ärge unustage ta tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.